Aitäh kõigile, kes on tulnud, et vaatame, pidime siin umbes 10-20 tooli juurde tooma, et väga äge on näha, et teid on nii paljusid tulnud. Hästi äge on näha uusi nägusid, hea on näha vanasid nägusid ja põhimõtteliselt, mis meil siin täna siis saama hakkab, on, et oleme kutsunud sellise ägeda inimese nagu Ergo Mõttuse siia meiega vestlema, et vestleme kuskil 1,5 tundi, räägime Ergo kogemustest, küsime küsimusi ja ongi, et kui teil tekib mingis kohas küsimus, mida tahaksite rohkem teada või et Ergo rohkem räägiks, andke julgelt käega märku ja võtame küsimusi vahele ka. Ja ega midagi, et teeme alguses ühe aplausi Ergole, et ta siia kohale on tulnud. Tere, Ergo! Ja, tere! Ma võin istuda, on ju? Jah, palun istuda. Kuidas läheb siis? Kuidas tunne on siin? Päris palju inimesi kohal on? Väike ärevus on sees, et iga päev nagu ei tegele sellise tegevusega nagu siin praegu on. Aga ma kõigepealt küsin paljud mind nagu siis tegelikult varem on ka kuulnud kuskil esinemas, et ma olen või mõned inimesed ka täitsa on, et mõned esinemised sa oled ikkagi teinud ikka? Et aastas korra 2 ma olen sunnitud või siis pool sunnitud nagu esinema, et oma kogemusi jagama. Okay. Aga miks ma siia täna siis tulin, on siis see, et ma tegelen kinnisvaraga. Ma sain aru, et olen kinnisvara inimene täna esineb siin, et siis Tartus ma olen kinnisvaraga tegelenud juba siis 2002. aastast. Ja siis tänaseks mu tegevus on nii kaugele jõudnud, et mul on umbes 150 üürnikku. Need kõik ei ole eluruumi üürnikud, osad on ka äripinnad ja siis niisugune igapäevane siis haldamine ja siis uute investeeringute otsimine ja selleks on mul meeskond, kes tegelikult tegeleb sellega, et ma ise igapäevaselt nagu tegelikult tööd nagu otseselt ei tee, et olen sellest oravarattast välja saanud. Äge. Aga võtame kohe alguses sellised lihtsamad küsimused, et kas sa arvad, et sa oled rikas või edukas? Võtame pinge kohe maha. Kas sa oled rikas või edukas? Mõgi, et kui ma 2002 alustasin, meil 22 olin vana, siis seadsin eesmärgi, et 35-selt tahan pensionil minna. Ma ei tea, et ma siis mõtlesin sellega, et kas ma siis olen rikas või et ma täpselt tea, mida ma mõtlesin sellega. Igal juhul, kui ma 25 olin 3 aasta pärast seda siis eesmärki, siis ma enda arust olin rikas. Et krooni mõistes ma olin siis juba miljonär 3 aastaga ja kui euro tuli, siis ma hetkeks nagu tundsin, et ma ei olegi enam miljonär, et natukene oli oma kapital oli alla 1 000 000 euro, aga siis pärast seda toimus eksponentsiaalne kasv, et siis ma võin öelda, et ma olen kindlalt miljonär. Et sa andis motivatsiooni juurde, kui nägid kohe alla miljoni kukus asi? Andis motivatsiooni juurde, et ma arvan, et ma olen edukas, et rikas, on 2 last ja elan oma majas ja sõidan sellise autoga, millega ma põhimõtteliselt tahan sõita, ja saan palju reisida, ja ma olen majanduslikult vaba ja sõltumatu, et siis kuna sul tekkis üldse mõte, et sa tahaksid investeerimisega tegeleda või et sa tahaksid nagu 35-selt siis pensionile minna või millest see mõte tekkis? See mõte tekkis, kui ma olin ülikoolis, õppisin maakorraldust ja siis tulid mul niisugused õppeained nagu kinnisvara hindamine, kinnisvaraga oli, et siis ma sel hetkel sain aru, et see on nagu minu ala. Ja siis pärast seda läksin kohe nagu siis kinnisvarafirmasse tööle ennast pakkuma ja seadsin kohe mingid eesmärgid endale seal, et tahtsin üldatestaati saada kinnisvara hindamises
ja sellel ajal kõik tegelikult need mõtted siis tekkisidki, et saada siis nagu majanduslikult sõltumatuks. Ma arvan, veel teadlikumalt ma hakkasin tegutsema siis, kui ma lugesin 2005 aasta lõpp, lugesin Kiyosakit, Rikas isa, vaene isa. Siis ma oluliselt rohkem teadlikumalt hakkasin siis enda investeeringuid siis nagu siis juhtima. Et kui enne ma tegin lihtsalt niimoodi, ma ei tea, rohkem intuitsioonist või spontaanselt, siis juba eesmärgistatumalt. Mis oli selles põhjus nagu, et sa mõtlesid, et nüüd võiks hakata nagu kinnisvaraga tegema, et äkki on lihtsam tehagi seda, et sa õppisid maa mõõtmist, et äkki seda edasi teha? No, kui ma maa mõõtmist õppisin, siis ma läksin kohe tööle sellele erialale, et teada saada, mis asi see siis on ka, et kas ma tahan seda teha. Siis ma 2 aastat tegin seda tööd ja siis ma sain aru, et mulle see töö ei meeldi. Et üldjuhul vist noored, kui ülikoolis käivad, siis ikkagi mõtlevad, et okei, ma teen selle eriala lõpuni ära, et isegi kui talle ei meeldi see, siis pärast saab ühe kõrghariduse kätte ja siis läheb juba järgmist õppima, et avastab midagi muud, et siis mina olen olnud seda tüüpi inimene, kes siis, kui midagi õpib, siis ta tahab kohe, tahan kohe siis praktikas nagu siis järgi proovida seda. Ja kui see asi mulle meeldib, siis ma teengi asju siis, et need, mis mulle meeldivad, mida ma armastan. Et otseselt ma ei tee seda siis nagu raha pärast, vaid see tegevus iseenesest pakub mulle juba nii palju siis rahulolu, ja tulemus on lihtsalt, tulemus on siin, kus ma siis hetkel olen. Kas siis see maa mõõtmise eriala, kas sul jäi see pooleli siis too hetk või? Ei jäänud. Mul see eriala lihtsalt võimaldas selle eriala sees nagu ennast nagu ümber orienteeruda natuke, et lõputöö tegin kinnisvara teemal, kuigi õppejõud, kes seal kõik kuulasid seda kaitsmist, siis keegi nagu põhimõtteliselt ei saanud sellest teemast mitte midagi aru, et kui mu lõputöö teema oli, mäletan, kinnisvara hindamine tulumeetodil ja midagi oli veel seal keerulised sõnad, mida ma ise ka enam ei mäleta, siis eksami selles komisjonis küsiti, et mis asi on või palju on Annelinna selle korteri keskmine ruutmeetri hinda. Et ikkagi teema oli tulumeetodil hindamine ja regressioonanalüüs. Et said kohe aru, et siis läbisid selle kaitsmise puhtalt, et keegi ei osanudki küsida midagi? Keegi ei osanudki midagi küsida. Filigraanne töö? Jah, aga lihtne oli jälle seda nagu teha tegelikult, sest ma juba olin 2 või 3 aastat olin siis töötanud ka sellel alal, et siis sa nagu, sa ei pea, ütleme, et lihtne on siis nagu esineda ka või rääkida, kui sa juba ise oled reaalselt teinud asja, mitte et ma raamatust loen ja nüüd hakkan teile üritama selgeks teha seda, et see asi käib nii, et aga kui ma olen seda ise reaalses elus nagu teinud, siis ongi lihtsam seda edasi anda ja siis võib-olla siis kuulajad nagu jõuab see rohkem nendele kohale ka. Miks siis lõpuks kinnisvara? Et miks see on see koht, et paljud räägivad siin aktsiatest? See oli lihtsalt intuitsioon, et kellel ema, kellel tütar, minule meeldis see. Et enamus tegelikult need investeerimisotsused, mis ma teen, et ma ikkagi langetan lõpliku otsuse siis sisetunde järgi. Ma vaatan küll numbreid, aga otsus ikkagi tuleb kõhutunde järgi. Ja kõhutunne on siis, või see ei ole mind nagu siiamaani ei ole väga petnud. Et küll see masud on vahepeal üle elatud ja halbu investeeringuid ka tehtud, aga need ei ole nii halvad olnud, et ei ole saanud nagu, et oled saanud ikkagi edasi liikuda suhteliselt kiires tempos. Kas sa saaksid natuke rääkida, et kui sa läksidki siis kinnisvara peale üle või spetsialiseerusid natuke ümber selle maa mõõtmise pealt, et kuidas sa jõudsid see esimese tehinguni kinnisvaraturul? Esimene tehing on enda jaokski tagantjärgi
rääkides hästi põnev. Et kui ma seda tegin, siis sel hetkel oli see hästi niisugune loomulik tegevus, et ma olin siis kolmandal kursusel ja siis ikka noored võtavad õppelaenu. Ega muud võimalust väga ei olnud, et mul vanemaid ei olnud, kelle käest küsida raha ja rikkaid sõpru ka olnud. Siis võtsin õppelaenu 15 000, millest siis 1500 läks kroonidest. Ja 1500 maksin siis intressideks ära, siis mul jäi 13,5 jäi alles. Ja 12,5 ostsin Tartust 20 kilomeetrit eemal ostsin ühe korteri, mille ma siis 3 kuud hiljem müüsin 42 000 maha. Et kuidas ma selle korteri veel leidsin, oli niimoodi, et ma lihtsalt suvaliselt läksin mingisse väiksesse asulasse ja käisin ukse taga koputamas ja küsimas, et keegi siin majas korterit ei müü. Ja siis lõpuks kuskilt mingi kontakti niimoodi sain, et seal majas, seal üleval keegi müüb midagi. Et, no. Kas see võiks olla ka viis, kuidas praegu nagu korterit mina otsima, et vabalt. Anne linnas võiks maja ette võtta. Vabalt. Et see on jah üks viis. Et see korter, hiljem selgus, et see korter oli 25 000 müügis olnud kuskil kuldses börsis. Aga ma siis suutsin selle kaupelda 12,5 peale. Eks hiljem oled nagu raamatust, Kiyosaki raamatust ka lugenud, et siis saamaks selgitust enda siis tegevusele, et loogilisemat seletust, et alati võit tuleb juba ostes, et siis eks me siis see allakauplemine ja siis pärast korralik müümine seda objekti, siis oligi juba võit oligi kohe juba ostes tegelikult käes. Meil on sellise asja kohta ütlemine investeerimisklubis, et paneme täiega juuti. Okay. Et mõni sõber on vahepeal öelnud küll valge juuti. Et ma ei ole solvunud selle peale. Okay. Kuidas siis teekond sealt edasi läks, et ühest sellisest ahja korteri eduloost tänapäeva, et kuidas see korterite juurde võtmine? No kuna sa nägid, et see süsteem on nii lihtne raha nagu teenimine. Ma samal ajal olin maakler ka ja siis hindaja. Et kui ma muidu vahendasin korterit, siis sel ajal oli vahendustasud olid kuskil 10 000 krooni, millest pool läks ettevõttele. Ja siis ma kohe nägin, et kui ma ise ostan selle korteri, mis müügis olid ja hiljem maha müün, et see teenistus on nagu oluliselt suurem, siis ma keskendusin rohkem sellele. Ja niisuguse analoogseid tehinguid, kui sa oled turul, siis sa näed neid. Et kui sa turul ei ole, siis sa ei pane neid tähele, et võid öelda, et ma olen, no ei tea, et mul on hea õnn, aga noh, hea õnn ongi sellepärast, et ma olen turul kogu aeg olnud ja siis olin väga aktiivselt turul, et ma lihtsalt nägin neid võimalusi alati. Ja see analoogsed tehingud oli, noh, see oli esimene tehing, oluliselt parema, siis kiired flipid olid need siis, et neid tehingud oli päris palju siis. Et ma arvan, esimese laenu ma võitsin, niisuguse suurema laenu võitsin juba siis 2-3 aastat läks mööda, et siis, kui ma tegin esimese arenduse, siis oli mul juba selleks hetkeks oli päris suur hulk juba oma kapitali kogutud, et ja tihti on see, et mul on natuke rohkem raha, noor koled, et siis hakkad pidutsema või ostad uue auto, mis iganes, et ma ei teinud neid kulutusi. Ma teadsin, et kui ma selle kulutuse praegu teen, siis ma pean uuesti nullist hakkama põhimõtteliselt seda summat koguma. Need sinu noore põlves, et pidudel ei saanudki käia? Põhimõtteliselt, eks ma väikse kadedusega vaatasin, kuidas sõbrad nagu pidutsesid ja käisid reisidel ja et ma hoidsin tagasi. Et sõitsin golfiga ringi ja siis vahepeal sõitsin küll mingi, no autod läksid küll järjest paremaks, aga mitte siis nagu, noh,
siis, kui ma juba teadsin, et ma võin selle kulu teha, et see ei mõjuta mu investeerimist, ei mõjuta nii palju, et see peaks piirama mind. Et mul jääb mingi tehing tegemata. Et see oli üks põhjus, miks ma ei tahtnud kulutada. Kui kaua sa jätkasid sellega, et sa võtsid nagu linnast väljas kortereid versus see, et tulid Tartusse sisse? Tegelikult ma arvan, et ma linnast väljas väga palju ei võtnudki, et see enamus, ma suhteliselt kiiresti hakkasin keskenduma siis tagastatud majade üürnikega. Majad, mis tagastatud on, väliseestlased omanikud ja sundüürnikud olid sees. Ja siis ma ostsin siis nagu majade kaupa. Ühe maja kaupa, mitte mitu maja korra. Et seal oli hästi lihtne oli siis seda lisaväärtust juurde luua, kui ütleme, et vana omanik ei julgenud üürihinda tõsta näiteks. Kuna tal üürnik oli seal 50 aastat olnud ja neil olid mingid omavahel sellised suhted kuidagi, et kartsid millegi pärast. Nii kui mina maja ära ostsin, siis oli niimoodi, et suhtlesin üürikuga läbi, kes läks minema, kellel tõstsin hinda ja põhimõtteliselt 2-3 kuuga ma hoone või siis selle kinnistu väärtus tõusis 100%. Ja siis ma hakkasin osasid asju müüma ja siis üks eesmärk oli alati see, et kui ma võtsin pangalaenu, et siis need üürnikud peavad katma mulle selle jooksvat pangalaenu intressid. Et ma endale ei tahtnud kulu võtta kunagi juurde. Ja siis ma müüsin nagu põhimõtteliselt alati nii palju korterid maha, et ma sain laenud kaelast ära ja siis niimoodi see portfell niimoodi aegamisi kasvas. Et ma niimoodi raha otseselt välja ei võtnudki. Ja kuni tänase päevani. Miks oli oluline mingi hetk mõned laenud tagasi maksta, et siis objekt jääb nagu vähemaks? Laen oli vaja tagasi maksta sellepärast, et pank annaks järgmise laenu. Et pank näeks, et ma suudan teenindada laenu ja suudan laenu tagasi maksta. Nii nagu ma olen nagu öelnud, et nii, et ma maksan ma ei tea, aastaga või poole aastaga laenu tagasi ja see üldjuhul niimoodi oli ka, et mida ma nagu siis ütlesin. Et see siis pangale nagu oli hästi usaldusväärne nagu partner. Kas sa kasutasid oma esimese laenuna kodulaenuga ära? Jaa, mul oli kodulaenu oli tegelikult, mul oli eraisikuna üks hetk oli isegi 6 või 7 laenu. Ja kui ma neid refinantseerida tahtsin enda kodulaenu peale üheks laenuks, ütleme, et enda kodupangas siis, et mu koduväärtus oli nii palju tõusnud, kuna ma alguses elasin 30 ruudus korteris, laiendasin enda kodu siis katusse alla, ehitasin 100 ruutu juurde enda vahenditega ja siis üks hetk tahtsin siis 6-7 laenu üheks kodulaenuks teha. Ja siis pank ei olnud nõus seda. Ütles, et see ei ole päris, sul on ikkagi investeerimislaen. Siis ma otsustasin, et okei, ma lähen teise panka. Ja teine pank oli sellega nõus. Ja siis ma mäletan, kulud kuus oli seal ligi 20 000. Üürnikud maksid kinni sellega. Kõik olid mingid üksikud üürikorterid kuskil. Ja siis pärast seda mu kulu läks alla 10 000 krooni kuus, kui ma sain refinantseeritud. Põhimõtteliselt saingi üheks kodulaenuks ja siiamaani maksan seda kodulaenu või üürnik maksan. Kuidas üldse teha nagu seda kinnisvara äri, kas on parem teha flippe, kas on parem arendada või on parem siis pangalaenu kosta ja üürile anda, et üürnik maksab selle tulu kinni või mis see balanss võiks olla? Kõik, kes alustavad flipidega, et nii on nagu kõigigi kiirem kasvuvõimalus, aga raske nagu selles nõu anda, et mina tegin alguses flipidega ja siis suhteliselt kiiresti läksin ka siis nagu üürimise peale üle niimoodi, et olid pangalaenuga aga mul olid bullet laenud ikkagi. Et pank teadis, et mul on asi müügis, aga minul ikkagi oli üüris ja siis
nüüd info läheb natuke vastu olla siin, ma ütlesin, et tahtsin kõik laenud kohe kiiresti tagasi maksta, aga aja möödudes siis ikkagi ma nii kiiresti laene tagasi ei maksnud, siis ma sain aru, et ei juhtu mitte midagi selle peale, kui aasta saab mööda ja pank ei taha raha tagasi, vaid saab pikendada. Bullet laenust keegi on midagi kuulnud. Bullet laen tähendab seda, et ütleme, et see on mingi periood aasta, kus sa maksad ainult intressi, põhiosa maksad ei ole. Ja kui see kuul siis nagu Bullet, see siis tähtaeg kukub, püss on siin kogu aeg, tähtaeg kukub, siis selle tähtaja lõpus pank tahab raha endale saada. Aga see püss nagu paukuma ei hakkanudki? Aga see püssi põhimõtteliselt ei paukunudki ja siis ma hakkasin seda ära kasutama niimoodi, et ma kohati pikendasin iga aasta lõpus siis iga siis selle laenu tähtaja lõpus pikendasin jälle aastaks ja kuigi ühtegi korterit vahepeal maha müünud, aga turuväärtus ju teadagi kasvas kogu aeg. Mis see intress? Intress oli kuskil seal 5, 6, 7 juures, 5, 6, 7. See oli ainult siis nagu koos Euriboriga oli see kokku. Et täna on nagu intressid madalamad. Ja siis see, et ma mul ainult Bullet laenud olid, maksin ainult intresse või üürnikud siis maksid ka neid kinni, siis see võimaldas seda hästi kiiret kasvu jälle. Kui ma oleks põhiosasid tagasi maksnud, siis mu igakuine cash flow oleks olnud oluliselt väiksem kui oli. Sa ütlesid, et sul oli vahepeal 7 laenu, mis sa tegid need 1 kodulaenuks. Et kuidas sellel hetkel oli nagu võimalik nii palju erinevaid laene saada suures summas? No aeg oli teine, siis ainult hästi kergelt laene. Piisas nagu, palk oli mul mingi, ma ei tea, mäletan, kas miinimumpalk või. Aga siis andis tõestada sellega, et mõtlesin, et mul on üürikorter. Et see üüritulu oli nagu siis ka tulu, mida nad lugesid. Ja oli kõik. Kui palju pank arvestas seda, et kas sa läksid ka äriprojektiga nagu panka, ütlesid, et ma tahaks osta selle korteri ja siis ma panen üüri ja siis ma hakkan sellest nagu tagasi maksma? Ta täpselt sellega arvestatigi, et sul ei teki kulu juurde, et siis julgeti kanda. Ja kuna nähti, et see toimis nagu see süsteem, siis nagu mulle anti. Ma ei tea, kuidas teistel oli sel hetkel, kas... Ja kuidas tänapäeval sellega on, kas sul on, läheb sama lihtsalt? No eraisikuliselt ma ei ole pangast rohkem raha võtnud, kui pärast see refinantseerimine oli. Aga ettevõttele laenu andmine on ikka, jään rahule. On vahepeal, kui mul vahepeal oli üks emapank oli, kelle käest ma kogu aeg võtsin, siis mul oli naissoost laenuhaldur oli. Ja siis ma kogu aeg muretsin sellepärast, et millal ta dekreeti läheb, et millal ta ära läheb, et siis tuleb uus laenuhaldur ja ma ei saa enam nii hästi võib-olla siis uue laenuhalduriga läbi, et see vana lihtsalt ajas mulle väga hästi laene nagu välja. Aga ta lõpuks dekreeti ei jäänudki, aga üks jõululaupäev siis või päev enne seda helistas mulle, et ma nüüd lahkusin pangast, et mul sai kõrini sellest 8 aastat töötas. Ja siis tuligi uus laenuhaldur mulle ja ma saan temaga küll isiklikumalt paremini läbi, aga laeneda mulle nii hästi enam välja ei suutnud ajada. Ja siis ma aasta tagasi vahetasin endal ka panka, ja siis ma lõpetasin selle Bullet laenude teema ära, et siis nüüd on edasi nagu siis ikkagi laenud mul annuiteedi peale, et maksan ka põhiosasid tagasi. Mis pangad nagu Eestis on sellised sõbralikud, kellele võiks äriplaanidega minna? Täna ütleme, et Nordea pank sellist ärimudelit nagu toetab. Et nende jaoks oli selle esmakordne juhus, kui ma sellise ärimudeliga läksin sinna, et nad pidid isegi, ütleme, et Eestis ei olnud otsustamine, vaid Soomes otsustati. Et elukondliku kinnisvara üürimise mudel, ütleme, et see on hästi lihtne. Kõik eraisikuliselt teevad seda, aga ettevõtted seda ei tee. Ja siis selle rahastamine on ka küsitav. Et siis
tavaliselt ikkagi üüriprojekte tehakse äripindade peal. Siis mina tegin eluruumidega ja siis oligi see, pankadel ei olnud seda kogemust isegi. Ja siis otsustamine käis näiteks Soomes. Mis võiks näiteks, küsin soovitust lihtsalt, et kui ma läheks oma firmaga nüüd panka, mis mul peaks olema firmal olemas? Mida ma peaksin näitama? Kindel rahavoog, mis igakuiselt tuleb sisse, mis parem on see, kui see ei tule mingist üürikorterist, vaid mingi muu, ütleme, et kellegagi on sul mingi leping, mis sul igakuiselt kindel partner, kindla rahavooga. Ühes partnerist aitab? Kuidas? Ühes saab, üks on okei või nad tahavad? No kui sul on üks tugev partner või sul võib rohkem ka olla, aga ütleme, et hea on, kui on passiivne või püsiv rahavoog, siis et kui ma selle üldatestaadi kunagi ära tegin, siis 2006 aasta, ma olin eraisikuliselt, siis ma tegin ka ettevõttega, kus ma siis seda üldatestaadi teenust pakkusin, tegin nagu siis kokkuleppe, et nad maksaks mul selle palga nagu põhimõtteliselt ettevõttesse ilma, et ma maksan ise enda maksud. Et siis see oligi näiteks ka juba püsiv rahavoog, kindel, see oli küll minu palk või töö, on ju. Ja selle eest ma saan ise nagu otsustada, et kas ma näitan endale miinimumpalka või näitan endale 30 000 krooni. Ja siis see on püsiv rahavoog, millega siis pank annab lihtsamini ja sel hetkel andis ja ma arvan, täna ka annaks, kui sul on niisugune püsiv rahavoog olemas. Kui kaua sul võttis aegas, et sellist passiivset üüritulu portfelli või kinnisvaraportfelli üles ehitada, et sa võiksid maakleri tööst mingis mõttes loobuda? Hindaja tööst. No see oligi kuskil ütleme 3 aastaga ma oleks võinud juba sellest loobuda, aga ikka on mingi uute muutuste ees on enamustel inimestel hirmud, nii ka mul olid hirmud. Ei julgenud palgatöölt nagu siis ära tulla, sest see investeerimine oli ikkagi hobi, mida ma kõrvalt tegin. Aga kuskil läks siis 5 aastat ikka. Siis see andis siis mul juba kindlus, et ma julgesin nagu ära tulla ja teha siis ainult enda asja. Kui palju sellise töö käigus oli selliseid hetki, kui sa leidsid mingi huvitava objekti ja siis sa nagu napsasid selle enda firma eest nagu endal päris oma portfelli ära? Jah, hea küsimus, et tegelikult seal oli kogu aeg huvide konflikt, et kui seesama ettevõte, kus ma siis töötasin, tegeles põhimõtteliselt samade asjadega, võib-olla natuke suuremalt, aga ma arvan, neid juhte võis olla küll. Et aktsiaturul siseinfo kasutamine on nagu kuritegu, aga kinnisvaraturul, kui sa oled maakler või hindaja, siis siseinfo, sa oled infole nii lähedal, et siis selle info enda kasuks ära kasutamine ei ole kuritegu. Kuidas see meeldis siis juhtkonnale või su ülemusele, et kas teil tekkis ka mingi sõnelusi selle käigus? Ei tekkinud väga, kuna ma olin ettevõtte kõige parem töötaja. Et kui aastat kokkuvõtet tehti, siis ma olin topis, ma olin kõige esimesel kohal käibe poolest, et ma hoidsin nagu tasakaalus neid asju, et kui ma ei tahtnud ära kasutada ainult seda infot, et ainult enda kasuks, et ma ei tahtsin, et seal, kus ma töötan, et ma olen siis väärtuslik töötaja. Kui sa oleks oma portfelli need osakud või need kinnisvarajupid pannud veel firmas, siis oleks olnud nagu teistega kahekordselt ees? No ma olin siiski juba kahekordselt ees enda käibega, aga siis oleks nagu eriti väärtuslik töötaja olnud. Aga kui ma sealt ettevõttest ära läksin, kuna mind osteti üle teise ettevõttesse, see üldatestaat maksis tol hetkel hästi palju raha, siis ma maksin nagu trahvi, et ma sealt ettevõttest ära tulin. Et seda väga ma ei ole kuulnud, et keegi teine seda praktikas või elus on nagu kogenud, et
et küsitakse trahvi, kuigi ma olin nii paljudele ettevõttes, nii palju raha olin talle sisse toonud. Aga mul ei olnud kahju, siis ma ei mäleta, kas see oli 15 000. Millest sõltus sinu edu saladus sealt firmas, et kahekordselt nagu teistest maakleritest ees olla või hindajatest? Ma lihtsalt tegin väga suure innuga, tegin tööd ikka. Et kohati oli niimoodi, et ma alustasin hommikul kell 8 ja lõpetasin ööse kell 2, kell 3. Ja väga niisugune, ma olin töönarkoman sellel ajal siis. Et ja kui sa teed nagu seda, mis sulle meeldib, siis on seda lihtne ju teha. Väike soovitus siit, et tehke seda, mis teile meeldib. Kui see on kinnisvaras, tegele kinnisvaraga, kui see on aktsiatega, kui see on kraavi kaevamine, võib vabalt see ka olla. Et aga lihtsalt tehke 18 tundi päevas. Kui see on alguses nagu vajalik, et kasvatada enda siis seda algkapitali, siis kindlasti. Aga see ei ole nagu pikas perspektiivis, see on nagu see jabur teha nii pikalt nagu. Sest üks tervis ütleb üles ja siis kas su see kõige suurem nagu eesmärk või unistus oligi see, et tahaks 35-selt nüüd pensioni minna, et selle pärast olid nõus nagu panema ühes päevas näiteks 18 tundi sisse ja järjest selle pärast tegema? Ma arvan, et sellel hetkel ma ei mõelnud neid asju. Praegu tagantjärgi ma võin mis iganes jutu sinna mõelda, et mida ma täpselt mõtlesin, aga ma arvan, et ma ei mõelnud selliseid asju. Ma lihtsalt see välja öeldud lihtsalt lause, et ma tahan 35-lt pensionile minna, see oli ka võib-olla niisugune noore inimese uljus, et teie vanad peerutasin, et ma näitan teile, kuidas see edukaks või rikkaks saadakse. Et kui seal kolleegid, kes olid 20 aastat juba tegutsenud ja ajab mulle juttu seal näiteks niimoodi, et kui ma oleks siis ostnud selle korteri või selle maja, et siis ma oleks täna juba haljal oksal. Et turuväärtus nii kõvasti vahepeal tõusis, et siis ma sain kohe aru, et tuleb siis osta kohe, mitte siis 5 aasta pärast öelda, et kui ma siis oleks ostnud, siis oleks läinud nii. Et mul oli nagu head õpetajad olid kõrval, selles mõttes, et nad ütlesid, kes olid oleksi mehed. Ja siis üks hea kolleeg oli veel, kes ka niimoodi kõrvalt tegeles oma investeerimisega. Ütles, et minu eesmärk on, krooni aeg oli see, et minu eesmärk on 100 000 või oli 200 000 krooni aastas niimoodi töö kõrvalt teha, teenida kasumit veel siis enda investeeringute pealt, siis ma ütlesin talle, et mul on 1 000 000 krooni aastas. Et ma ei mäleta, kuidas ta selle reageeris, aga igal juhul tänaseks tema on nagu põhimõtteliselt lõpetanud kinnisvaraga, et ta on nagu täiesti auku kukkunud ja siis jälle niisugune hästi julge väljaütlemine ja võttis teisel mehel moti nii maha, et ta ei tegelegi. Võib-olla, et eks tal oli alkoholiga ka probleemi, et siis kui läks hästi, siis see alkoholiga võtmine oli ka peale sinu väljaütlemist või? Ei tea, võib-olla. Ja aga õpetajatest saaksid rääkima, et kes sellel hetkel sinuga koos olid või kellelt sa nagu õppisid ja kellelt said nagu motivatsiooni, nagu sa ütlesid, et keegi oli sul selline, kes rääkis oleksitest ja poleksitest, aga kindlasti oli keegi, kes aitas kaasa nagu ka motivatsiooniga ja mõtetega. Otseselt ei olnud tegelikult õpetajaid, need lihtsalt vanad kolleegid. Ma lihtsalt tegin mingeid asju teisiti, kui nemad tegid. See oligi nagu, ütleme, et nende ebaedus, neil ei näinud halvasti, aga nad olid täiesti tavalised keskmised, Harju keskmised inimesed. Ma tahtsin olla edukam ja lihtsalt tegin teistmoodi ja see oli lihtsalt võtine ja ma olin hästi julgene. Et kui midagi tahtsin, siis ma läksin julgelt nagu tegevusega peale. Et
ei nagu risti ette ei löönud nagu mingitel asjadel. Kas siit ka soovitus, et kui hakkad tegelema, siis pigem nagu teha otsuseid ja teha tehinguid ja minna sisse? No jah, ma arvan, teil siin selles klubis on ennemgi seda öeldud, et lihtsalt mõtlemisest nagu jääb vähe puudu, on vaja tegutseda. Et teha see esimene halb või hea tehing ära, et sellest mingi õppetükk saada ja edasi liikuda. Et kui seda esimest tehingut ei tee ära, siis võib-olla see jääbki see tegemata. Sa ei annagi endale võimalust siis saada edukaks. Et ega päris paljudes raamatus kirjutab, et mitu pankrotti ma ennem üle elada, et siis saada lõpuks miljonäriks. Nii on need edukad teinud ka, et kas sul on ka läbi käidud seda? Mina suhtun sellesse lausesse või sellesse mõttesse niimoodi, et millesse tahad uskuda. Mina ei usu sellesse. Mulle meeldib uskuda, et ma ei pea nagu läbi pankroti seda kogemust saama, et siis rikkaks saama. Ja ma ei olegi siis ka pankrotti pidanud enda elus kogema. Et küll halbu tehinguid, aga mitte pankrotti. Sul on jah, et sa ütlesid, et sul on ka päris hästi läinud, aga kas on olnud sellised nagu tagant järgi vaadates sellised õpetajad, keda sa oleks tahtnud tol hetkel nagu kuulata või oli millestki puudus, näiteks oli sellisest kogukonnast puudus, kes mõtleksid samamoodi? Ja selliseid asju sellel ajal ei olnud jah, et see kindlasti toetab seda päris palju ja see kirjandus, mis meil täna on kättesaadav, on ka super nagu, et need kõik nagu, ma olen selle kirjanduse olen hiljem järgi avastanud ja siis lugenud seda ja siis mõelnud, et kui mul see info oleks siis olnud, siis kus siis veel võiks olla, aga võib-olla siis oleks hoopis teises otsas. Et ega kunagi ei saa teada seda. Et see protsess või see teekond, see on nagu, see on tegelikult põnev. Sa ütlesid jah, et sul on olnud ka ebaõnnestumisi, äkki tood välja mõned ämbrid, mis on olnud nagu eredamad või sellised sügavamad ämbrid? Et kui mul kogu aeg oli fookus üürimajadesse, et kulud oleks alati kaetud, kui ma laenu võtan, siis ühe korra sattusin nii hoogu, et raha tuli nii kergelt ja nii kiiresti, et siis ma ei hakanud enam, kohati tegin selliseid investeeringuid, et kus ma ei vaadanud seda reeglit enam, et laenukulu peab olema üürnikega kaetud. Ostsin ükskord siis ühe mahajäetud puhkemaja super ilusa koha peal, mis oli lagunenud ja ma lihtsalt eeldasin, et selle väärtus on kõrgem. Ostsin ta 2,5 miljoni krooniga ja lootsin ta siis, ma ei tea, 3,5 või 4 miljoni krooniga edasi müüa. Sel hetkel tollel ajal oli see täiesti normaalne, et sellised tehingud olid, sest ma olin niisuguseid tehinguid kogenud nagu päris mitu. Aga siis järsku turg kukkus seal mingi poole aasta pärast. Ja mu see suur unistus teenida 4 või siis miljon või 1,5 miljonit krooni sealt, siis lõpuks ma mäletan, kas 2-3 aastat hiljem müüsin selle investeeringu siis 800 000 krooniga maha. Ja vahepeal olin siis umbes 3 aastat lihtsalt intressi maksnud. Aga õnneks... Oli paari miljonine nagu tagasilöök peamiselt? Paari miljonine tagasilöök. Aga ma ei lasknud sellest ennast nagu... No sa ütlesid, et raha tuli nii palju peale. Jah, raha tuli selles mõttes kergelt peale, et see kaotus nagu ta ei löönud nagu mind algust maha. Aga kas sul oli alguse poole ka mingid sellised suuremaid kaotusi? Kaotusi, minu jaoks oli kaotus see,
et kui ma muidu ütleme, et ostsin ja müüsin 2-3 kuu pärast, siis kaotus oli see, kui ma pidin selle sama asja müüsin aasta pärast. Siis see oli minu jaoks kaotus. Rahaliselt ma ei olnud nagu summa summarumi poolest ma ei olnud kaotanud, aga ajas ma olin kaotanud. Et müüsingi täpselt näiteks, ostsin 100 000 krooniga ja aasta pärast müüsin täpselt sama hinnaga maha. Et siis paar sellist, tegelikult ma arvan, üks tehing oli selline, mis on need siiamaanigi meeles. Pigem, et kui on tehingud, siis teha neid nagu järjepidevalt ja kiiresti ja siis... No ütleme, kui sul flippimise eesmärk on, siis pidi see suhteliselt kiiresti nagu toimuma. Kasvaval turul oli see normaalne. Kas sa oled võtnud neid kui ebaõnnestumisi või on neist koorunud mingid head õppetunnid välja? Jah, ma ei näe, ebaõnnestumine ei ole nagu ebaõnnestumine, et see on pigem kool siis, ütleme, mingi kool on kallim, mingi kool odavam. Ja mõne kooli eest makstakse peale siis. Et see on kogu aeg nagu, käin nagu koolis, investeerimiskoolis. Okay. Aga kõrvale tuua mõned sellised säravamad pärlid kinnisvara maailmas? Praegu tahtsin ühte seda bulletlaenu kogemust veel praegu tuli meelde, et ma ütlen kohe ära, räägin ära, et üks juhtum oli selline, et kus ma olin võtnud 4,2 miljonit krooni laenu ühe niisuguse üürimaja peale jälle ja siis teadsin, et mul arve peal on 500 000 krooni ja läksin ühte korterisse mingit pliiti ostma ja siis tahan kaardiga maksta ja järsku, et teie arvel oli piisavaid vahendeid. Mis mõttes, et hommikul just vaatasin, et oli 500 000 krooni oli arvel. Siis lähen poest välja ja võtan automaati ja siis vaatan, -3,7 miljonit krooni oli konto jääk. Helistasin laenuhaldurile, ütlesin, mis toimub, et arve peal, see selline väike asi, et aasta sai vahepeal täis ja mõlemil oli meelest ära läinud, et pidi laenu pikendama. Aga et õnneks selleks läks mingi 3-4 päeva ja oli see seis uuesti oli kontol piisavalt vahendid. Et võib ka nii juhtuda, et see võid sellest päris šokki sattuda. Kuidas see haldamise pool siis on, et kui nagu mingi hetk läheb meelest ära, et väike 4 miljoni laen on seal, seda pikendada, et kuidas sa jõuad nagu haldada kõiki neid kortereid? Sel ajal ei olnud neid kortereid palju, aga siis sel ajal oligi võib-olla üks niisugune suurem laen, võib-olla oli paar laenu, aga see oligi jälle kogemus, et järgmine kord juba varasemalt enne siis lepingu tähtaega siis nagu juba pikendada, võtta otsus peale. Kuidas praegu halduse pool läheb, et kui on 150 korterit umbes, pluss miinus? 150 üüripinda. Sest üks korter võib olla 15 ruutu ja siis üks üüripind võib olla ka 200 ja peale ruutu. Et siis 3-4 aastat tagasi võtsin tööle endale õe, koolitasin ta välja ja siis igapäevase selle portfelli haldamisega ta tegeleb siis mul õde. Ja siis tegelikult on veel ehitusettevõte, on partneritega koos siis, kes tegeleb siis ka minule ainult ehitamisega. Ja pidevalt on vaja mingit remonti teha, kuskil midagi, kinnisvara on, seal on hästi oluline jah, see haldamise pool, et enda kinnisvara eest peab hoolt kandma, et hästi lihtsast väiksest asjast võib tekkida päris suur kaos. Et tegelikult ma otsin selliseid omanikke, kes ei viitsi oma kinnisvaraga tegeleda, kelle põhitegevus on midagi muud. Need on kõige paremad kliendid. Et nende jaoks on see probleemist vabanemine, et minu jaoks on see võimalus. Kas alguses käisid ka ise vetsupotte parandamas või? Et nüüd on ehitusfirmad? Ma ei ole vetsupotti parandanud, küll aga kuivkäimlat olen nagu lammutanud, et see on veel hullem, ma arvan. Ja mingid korterid üritanud koristada, kus on 50 aastat inimene sees elanud
ja elus kordagi ei ole koristanud ja koer on võib-olla umbes sama vana tal ja kes on oma väljaheited sinna samma kuhugi põrandale teinud ja siis mäletan, panin vist heledad dressid, dressid selga ja siis tegin korra tiiru mingi 2 minutit seal korterist. See õhk oli nii raske seal sees, et tulin korraks välja hingama ja siis vaatasin endal riided ja siis mul oli peal vist mustmiljon kirpuna. Et täiesti täppe täis oli kõik, et rohkem sinna korterisse ei läinud, et siis saatsin juba töömehed sinna. Et ja no üks algusaastate siis enamus kliendid nagu üürikliendid olidki maja, mis ostsid, oli suhteliselt räämas ja ütleme, et seal üksi olmetingimused, et kuiv käimlad, pesemisvõimalus ei olnud kunagi nendes. Mõni klient oli isegi, kes korjas üüriraha kokku niimoodi, et prügikastides käis taarat korjamas. Et ja siis sa pidid käima nagu raha, nendel kontosid on üks asja ka anda. Et siis sa üüriraha käisid korjamas niimoodi, et sa läksid objektile ja kõik maksid sulle sularahas. Et päris hea, ütleme, et suhtluskool oli see ja siis iga kord oli ka see hirm, et jälle ma saan mingeid loomi endale külge. Et see oli ebamugav. Nüüdseks oled saanud selle oma õele ja oma ehitusfirmale selle ülesande rohkem? Jah, põhimõtteliselt küll, aga ütleme, et nüüd, kui me sellise maja enam ostame, et siis sinna läheb kohe ehitusfirma ikkagi peale. Koristama ja siis lammutama. Ja kuidas sinu osa seisneb nüüdses? Minu osa seisneb täna, kui ma leian huvitava objekti, siis kõige põnevam osa on sinna siis rahastamise leidmine peale. Ja siis üürnikega suhtlemine. Üldjuhul on alarenditud või alaüürihinnaga siis need objektid. Et siis ma üritan võimalikult kiiresti turutasemel rendihinnad, siis üürihinnad, jätame õigesti. Rentimine põllumaad renditakse, aga siis äripindasid üüritakse. Et siis üürihinnad viia turutasemele, see puhas suhtlemise töö, et teha üürnikule selgeks, et tegelikult õige hind on hoopis 100% kõrgem. Ja siis edasine tegevus on nagu juba, siis ma annan ülesanded edasi õele, et kui palju tänasel päeval tuleb nagu selliseid kõnesid, et Ergo, et mul on raha natuke, et äkki teeme koos midagi või äkki ma annan sul raha, äkki teed minu rahaga midagi? Neid tuleb. Neid ei ole palju, aga pigem mulle meeldivad sellised kõned, kes ütlevad, et ma annan sulle raha, et ma tahan ainult intressi teenida, et koos tegemist olen teinud koos ka, ütleme, et need kogemused ma olen ka kätte saanud, et ma ei ütle, et ma seal halbi kogemusi olen saanud, aga mingi hetk oli mul eesmärk, et sel aastal ma tahan teha kõik investeeringud nii, et ma ise ei pane ühtegi senti sisse, et otsin endale partnerid, kes panevad oma finantseeringut sisse, mina panen pangalaenu peale. Tulu jagame pooleks. Kõik läksid edukalt need asjad. Aga et kuna minu fookus on täna ikkagi üüripinna peal, et mitte siis kapitali kasvutehingud, vaid ma ostan objekti, mis läheb kohe välja üürimiseks, siis seal ma väga, ütleme, et partnereid ei ole endale otsinud. Mulle hetkel tundub, et see on kuidagi keerulisem, aga ma arvan jälle peas kinni, et hetkel ma ei ole vaja nüüd. Et hea meelega ma võib-olla laenaksin kellegi eest raha. Et raha on kogu aeg puudus. Et kui sa tegeled väiksemate investeeringutega, siis on võib-olla 1000-2000 euri puudu või 10 000 euri, siis minul on puudus kogu aeg võib-olla mingi 100-200 000 euri. Ma just tahtsingi sinna jõuda, et mis see summa on, et kui kellelgi siin on huvi väike süst teha, et siis kuidas sinu maailma nagu pääseb? Nii et see on siis 100-200 000 kõigile. Jah, umbes nii.
umbes nii jah, seal siis nagu jah, siis on lihtsam nagu muidu peaksin mitu tükki nagu leidma neid, kellel on seal 10 000-stega ei ole midagi teha. Okay. Sest igakuised intressikulud kuus on juba seal mingi 20 000 euro tuuris. Et põhimõtteliselt, kui ma täiesti nullis oleksin, siis mingil hetkel helistad, et mul oleks 20 000 euro, siis ja ma tean, et mul ei ole intressideks raha, et siis võib-olla ütlen, jah, võtan. Ma arvan, et siis tasub investeerimisklubile kirjutada, et siin sellele summa leiame äkki. Aga kuidas praegune kinnisvara seis, et siin sa ütlesid, et sa ise ka oled, kes Šakit lugenud ja kes Šaki ise ka tulemas Eestisse siia esinema, võib-olla räägib natuke majanduslangusest, kuidas sa kinnisvara seisu hindad praegu ja mis sa arvad tulevasest majanduslangusest, võimalikust majanduslangusest? Esimene mõte mul alati sellega tekib see, et 2004 kui ma olin paar aastat kinnisvaraturul juba olnud, siis oli meedias suhteliselt analoogne mingi jutuajamine kogu aeg, et kinnisvaraturg hakkab kohe kukkuma. Siis aga selleks kulus 2004. kuni 2008 vist oli kukkumine. 4 aastat. Selle ajaga sain mina põhimõtteliselt oravaratast välja. Aga kui ma oleks sel hetkel oleks mõelnud selle peale, et kinnisvaraturg hakkab kohe kukkuma, et ma ei tee tehinguid, siis oleks tehingud tegemata jäänud. Ja täna on kohati mul täpselt samasugune tunne, et seda hakatakse niivõrd varakult juba jälle rääkima, et turg hakkab kohe kukkuma, aga selleks võib kuluda praegu ka võib-olla mingi 2-3 aastat. Et ma ise tunnetan niimoodi praegu seda asja, aga ennustamisega ma ei tegele. Kas sinu portfelli jaotus nagu kapitali kasvu ja üüri kinnisvara osas on ka selles mõttes muudatusi toimunud, et praeguse hetkega äkki sa üürid rohkem välja versus see, et sa nagu teeksid kapitali kasvu tehinguid? Jah, et viimasel mingi aastal paaril olengi rohkem üüri peale keskendunud, et ei ole kapitali kasvu tehinguid teinud. Kuigi kas see on just nimel selle väikse kartuses, et kui peaks? Ei, see ei ole kartus, vaid ma olen lihtsalt ette valmistanud selleks. Et eelmise masu ajal ma juba teadsin, et seda, et see, mis mind välja aitas, oli see, et mul oli üüri kinnisvara, mis kattis nagu siis kõik kulud. Ja siis ma teadsin, et ma järgmises masus ma olen oluliselt tugevam, kuna ma nüüd fookus oli kogu aeg siis nagu kasvatada passiivset rahavoogu, ehk siis üüri kinnisvara. Ja siis sellega olengi suhteliselt hoogu sattunud. Et vahepeal, et see kapitali kasvu tehingute tegemise kogemus on nagu praegusel hetkel puudub isegi. Kuigi samas ma ütlen, et kui ma mingit asja ostan, siis ma alati tahan saada seda alla turuhinna. Ja kui ma panen sinna raha veel sisse, siis kui ma peaksin teda müüma, siis kindlasti see kapitali kasv tuleb, aga ma ei tee seda, sest ma tean, et mul ei ole kuhugi seda raha tegelikult siis lõpuks panna. Sest päris raske leida head investeerimisvõimalust, isegi kui ma olen praegu turul kogu aeg aktiivselt. Et mul on hästi palju väiksemaid investoritest sõpru on, kes otsivad kas ühe korterikaupa või väikse kortermaja kaupa mingid asju, aga ei ole nagu saada. Tahtsingi just küsida, et kuidas praegu näiteks Tartu turul olukord on, et kas sa arvad, et igas turu olukorras on nagu võimalik leida objekte või siis peab olema... Jah, ma arvan, et on võimalik leida. Millest see oleneb? Kas oleneb rohkem siseinfost? Sinust endast. Et ma arvan, et kui sa 18 tundi võib-olla päevas selle nimel vaeva näed, siis sa leiad. Aga kui sa mõtled, et ma päevas kulutan 5 minutit võib-olla selle KV või City ülevaatamise peale, siis suur tõenäosus, et sa ei leia seda tehingut. Et sa pead oluliselt
sügavamalt sinna sisse minema. Mis sa ise arvad praegusest nagu investeerimisklubi näiteks inimestest, kes siin kohal on, et mis oleks esimene koht, kuhu minna, et kas sa peaksidki hakkama City 24 18 tundi päevas jälgima ja KV-d või siis pigem midagi teises ringkonnas nagu liikuma? Põhimõtteliselt peaks, neid peaks kindlasti jälgima mitte üks kord päevas, võib-olla mitu korda päevas. Ja enda siis tutvusringkonnas nagu peaks nagu siis Facebooki inimesed nagu arvatavasti teavad, kuidas see käib, et lihtsalt viia võimalikult paljudele inimestele nagu kurssi, et millega sa tegeled, et millest sa huvitatud, millest sa investeerimist huvitatud oled. Kui oluline on see, et sul on üks hea maaklerist sõber? Väga oluline. Et hästi palju häid tehinguid ma olen saanud niimoodi, et see pakkumine ei olegi kunagi avalikku jõudnud, et siis ei teki seda enampakkumise võimalust. Et siin ongi väike võib-olla soovitus, et kas ise olla maakler hindaja või siis leida endale tutvusringkonda. Kõige parem on muidugi see, kui sa ise oled maakler või hindaja, et siis sa oled sellele infole kõige lähemal, sa analüüsid kogu aeg, käid vaatamas neid asju kogu aeg, siis sul tekib enda tunnetus, kogemus ja tulemus on lõpuks see. Kuigi ma tean väga häid maaklerid, kellel on tohutu info, aga nad ei oska seda enda kasuks kunagi kasutada. Ei ole seda mõtlemist, et võiks ise teha. Ta enne vahendab selle asja, kui ise teeb. Kas sul endal on ka mingi koostööpartner, mingi kinnisvarafirma? On mitu. Üks, kes müüb aeg-ajalt mu asju ja siis üks, kes kogu aeg pakub mulle selliseid asju, mida turule ei pakuta. Ja need on objektid, mis üldjuhul on juba üle 500 000 euro. Võib-olla väike mõte siit või küsimus, et siin kui inimesed teavad, et sa Tartus nagu tegeled ja sul on 150 korterit siin, ja siis mõtlen, et ma tahaks ka nagu üürikorterit äriga hakata tegelema, siis mõtlen, et Ergo on juba ees, et kurat, et siin ei ole nagu midagi teha. Kuidas sellest suhtud? Ma ei oska sellest kuidagi suhtudagi niimoodi. Kindlasti Tartu on selles mõttes hea linn, et siin on hästi palju ikkagi noori, kes kogu aeg tulevad ja ütleme, et see üürimine on läinud natukene, konkurents on suuremaks läinud, aga kui sa ainult ühe-kaks korterit endale muretsed või soetad, et siis ühtepidi risk on ju väiksem, teistpidi kui korteriga mingi probleem on, siis neile risk suurem on. Aga ma arvan, ma ikkagi soovitan see 1-2 korterit endale kas või ära kuidagi endale saada, et siis mõelda lihtsalt, see on mu pensionisammas. Et ma arvan, see on oluliselt kindlam pensionisammas kui mingi muu. Tartu üüriturust veel siis natukene, et kui kõik nagu mõtlevad nii, et 1-2 korterit, et isegi tegeleb natuke kinnisvaraga, tundub, et Tartus on hästi laialt see levima hakanud. Päris palju uusi arendusi on, päris palju uusi majaseid kortereid tuleb juurde, aga selle aasta numbri seeski vanad jäävad alles. Paratamatult küttavad sinna võtta endale üürniku sisse või siis mõtlevadki, et sisenevad ka üürituru peale sinna. Hinnad on juba natukene alla tulnud siin mingitele asjadel minu mõttes, et mis nagu tulevikus saab Tartu üüriturust, et ega meil linn ei kasva nii jõudsasti, üliõpilasi jääb enda vähemalt. Õnneks ta on stabiilne. No on stabiilne, aga uusi kortereid tuleb järjest juurde. Et no aga kui sa ütled, et kõik ostavad ja kõik teevad, aga praktika näitab seda, et kui me isegi siin räägime või mingi klubi on, siis ma arvan, see protsent on, see jääb alla 5, kes reaalselt hakkab tegutsema. Jah, täpselt nii. Et ma arvan, praegu võib-olla pärast seda võib-olla 99% läheb KV-sse või Citysse, hakkab hindu vaatama seal ja võib-olla paari nädal pärast on see asi ununenud aga võib-olla 1-2 tükki isegi tegeleb sellega rohkem ja kauem ja jõuab tehingusse ka.
et kui meil see Peeter Pärter korraldab Tallinnas neid kinnisvara koolitusi, kus ma ka esinemas käin, siis seal on tavaliselt mingi viimasel ajal olnud kuskil 100-150 inimest, siis mäletan esimestel aastatel, mõtlen seda mingi, ma ei tea, 6-7 aastat vist iga aasta teinud, et siis oli päris palju inimesi, kes ma ei tea, ta oli vist 3 või 4 korda sellel koolitusel käinud või 3-4 aastat. Ta ei olnud ühtegi tehingut teinud siiamaani, kuigi turg tõesti väga soosis tehingut tegema. Kui tänasel koolitusel käia, siis on seal, kui öelda, et paljudel on korterid, siis või on korteri viimase poole aasta jooksul ostnud, siis päris paljud käed tõusevad püsti juba. Aga kui sa ütled, et kõik teevad neid tehingut, siis tegelikult protsendina vaadates, siis tegelikult on vähe. Inimestel ei ole seda julgust, seda oma esimest sammu teha. Selle taha jääbki asjad. Kuidas sa hindad seda, et pankadest laenu saamine nagu on ka tegelikult need kriteeriumid läinud natukene raskemaks, ütleme, et kas see pigem elavdab üüriturgu ja hakkavad inimesed rohkem üürimise peale mõtlema, nagu mujal maailmas kombeks on, et Eesti praktikas teadupärast on see omamine meile nagu väga tähtis. Ma loodan, et see muutub nii nagu läänes on, et see on mingi, ma ei tea, protsent kuskil 40-50 või võib-olla isegi suurem on see üürimine, aga põhimõtteliselt jah, ta võiks nagu mõjutada või see, et laene ei anta nii kergelt, et siis ma tegelikult ei usu, et hästi palju tekib neid eraisikutest üürikorterite omanikke. Sest ikkagi esimese laenu igaüks, kes siin teeb, siis ta mõtleb, et ma teen investeeringu enda kodusse, mitte ta teeb oma, see on kulu ju nagu kõik, kes investeerimisega tegelevad, teavad, et kodu ei ole investeering, kuna see iga kuu ju viib välja. Siis keegi, nad pigem teevad selle kodu ostu, mitte siis üürikorteri ostu. Kas sa soovitaksid pigem esimese kodulaenu eest osta endale üürikorter ja samal ajal üürida ise nagu madalama kuluga korterit? Täpselt nii. Et siis 5 aasta pärast kindlasti on, isegi kui turg vahepeal kukub, siis mingi aja pärast on sul see kapitali kasv nagu selle korteri näol nagu olemas. Said ostu seda? Kus firmas sa oled? Mul on hästi tuttav küll. Oberhaus. Kinnisvara ekspert, jah. Tahtsid edasi küsida, et kui läks juba kinnisvara nagu ostmise, valimise, üüri tehingute peale, et mida vaadata üldse kinnisvara ostes, et mõned näpunäited võib-olla, mida mitte teha? Saladus. Kuna ma teen hästi suuri tehinguid hetkel, siis need näpunäited, mida mina seal teen, nagu ei ole mingit nagu kasu, aga hea reegel on see, et mida sitemas seisus, seda parem suurem võimalus. Et korterid on, kas maaklerina ka tead, et on ju, korter on isegi koristamata, siis selle väärtus põhimõtteliselt ostja jaoks, kes tuleb, tahab oluliselt rohkem alla kaubelda ja juba puhtalt seisukord nagu alandab kinnisvara väärtust. Et kui minule või väiksele investorile seal näiteks on see super. Et see müüja, kes praegu müüb seda korterit, ta ei oska seda korterit hästi presenteerida, müüa, et ma ostan selle ära ja ma koristan selle korteri ära ja ma suudan selle korteri 5000 eurot kallimalt maha müüa. Ma arvan, selliseid tehinguid on turul nagu omajagu. Kuidas hindad, kas osta pigem paneelmajadesse või pigem vaadata puitmajasid, näiteks Tartu piirkonnas, Tallinna piirkonnas? Mina olen siiamaani tegelenud puumajadega. Seal ma olen näinud suuremat kapitali kasvu, ehk siis ka teistpidi lisandväärtuse juurde loomist. Annelinna
mul seda Annelinna soolikat ei ole, et ma suudaks seal seda tunnetada, et kuidas seal seda lisandväärtust on võimalik rohkem juurde luua, aga Tallinnas on sõbrad, kes on paneelmajadega kogu aeg äri teinud. Nemad hoiavad puumajadest eemale, siis ma arvan, seda küsimus peaks nende käest küsima. Aga mul midagi ongi meeles selle, et nad ütlesid, et lihtsalt tavaline koristamine ja siis ma ei tea, kardinate lisamine seal või mingi miljöö loomine seal ja ma olen kuulnud jah, et Peeter Pärtel ka teeb pigem paneelmajadega tehinguid, et kas tema on oma koolitusel andnud mingeid põhjuseid, miks tema eelistab nagu pigem paneelmaju? Viimasel ajal ta keskendub nagu suurtesse, ütleme, mingi 100-ruudune korter kuskil Lasnamäel, et tahab nendesse neid hosteleid teinud väikseid. Et kuna tal on see kogemus olemas juba, et kuidas teha 4-toalisest korterist ma ei tea, mingi umbes 10 magamiskohaga hostel, siis ta hoiab fookus seal hetkel. Et kuna ta on seal läbi teinud juba, siis tal on see kogemus, et tal ei ole neid üllatusi. Kui sa esimest korda mingit asja teed, siis sa teed küll mingi eelarve, aga alati läheb see eelarve nagu lõhkine. Aga mida rohkem sa oled teinud, seda vähem üllatusi. Et nende paneelmajadega on kindlasti vähem üllatusi. Ma arvan, seal on võimalik võib-olla 100 euro täpsusega eelarve teha. Aga kui võtad mingi lagunenud puumaja ette, siis seal on tavaliselt mingi 10-20% läheb ikkagi asi kallimaks, kui ma alguses olen planeerinud. Kas halvas seisus nagu puumajade kohal ei ole mõtet karta nagu keldrikorrust, näiteks sellist toetavat konstruktsiooni või siis... Kõike saab korda teha. Et mida halvemas seisus, seda parem võimalus hinda alla koobelda. Et ma olen ostnud selliseid maju, kus on nii katust sisse kukkunud ja keldris olnud, mul üle pea vett olnud ja et kõige tähtsam on siin see välja tuua ja hind selle võrra alla saada. Näha seda võimalust jah, selles probleemis. Ja küll see omanik siis ka aru saab, et mida kauem ta veel seda käes hoiab, seda veel hullemaks see seis läheb. Mis on praegu sinu huvitavamad objektid või mis sul lähiajal plaanis teha on? Üks huvitav objekt, millest ma ilma jäin, oli Kauburi kaubamaja. Kui mõned siin on lehest lugenud, et mis sinna tuleb, et sellest ma jäin kahjuks ilma. Väike kiirelt, mis sinna tuleb? Sinna see oli kuskil 3500 või 4000 ruutu hoone ja sinna praegu ehitatakse siis esimest erakapitalil ühiselamud. Ja minul oli natuke teistsugune plaan sellega seal, aga see oli hästi huvitav objekt. See hind oli seal ka 1,2 miljonit pluss käibemaks oli. Selles mõttes ta oleks minu jaoks huvitav, ma ei ole nii suurt tehingut teinud, mis on ka ostes on hind olnud juba üle miljoni, et tavaliselt on, ütleme, et pärast väärtuse juurde loomist on küll hind üle miljoni olnud, aga just ostes. Et oli hea väljakutse, aga sellest ma jäin ilma, aga hetkel on mul pooleli üks mingi 3000 ruudune diil, kus ma olen saanud enam kokkuleppele, et kus tegelikult hoone maksab üle 800 000 ja ma sain kokkuleppele, et ma maksan ainult 100 000 euri sisse ja ma saan hoone kätte ja ülejäänud maksan aasta pärast. Ja siis ma saan selle vahepealsel ajal saan sinna väärtust juurde luua, et kui ma põhimõtteliselt aasta pärast pangalaenu võtan, siis ma arvan, ma saan 100% siis nagu pangaraha sinna peale, sest väärtus on nii palju tõusnud. Et see on ikka... Ja siis, kui ma mõnele sõbra räägin, et ma selliseid diili olen kokku saanud, kas omanik on peas soe, et ta niisugustel tingimustel nagu ära müüb, et kuna hetkel on näiteks seal juba üle 3000 euro on rahavoogu, et see tähendab seda, et kui ma panen 100 000 sisse ja mul on juba kohe on rahatootlus 30%. Et on... Tundub hea. Tundub hea. Et mis see nipp siis on, et kuidas mina saaksin sellise diili ära teha? Et nagu ma kõiki neid nippe sulle jagaksin, siis võib-olla siis peaksin teisele turule kolima, et aga
hea suhtlemisoskus. Ja niuke julge peale hakkamine pool võita. Aga ma soovitan sul aktsiate juurde jääda. No tegelikult oli meil aastaid tagasi, kui mängisime Käslõud enda mingi sõpradega 5-6 siis iga nädalas korra tegime, kes on Käslõu seda lauamängu mänginud. Päris palju, et siis nad teavad, mis mänguga tegemist on, siis meie 6 seal oleme täna nagu kõik üksteisele päris suured nagu tegelikult konkurendid, kes natuke vähem rohkem, aga ütleme, et kes jäid sinna väiksemate tehingute peale, siis on küll konkurendid. Et kes mängus jäid väiksemate tehingute peale või päriselus? Päriselus oleme me kõik konkurendid ja ma olen küll kiiremini eest ära liikunud selle, aga ikkagi, kui ma tahan kogu aeg ei taha võib-olla suuremaid tehingut teha, et eks mõne kiire kapitali kasvu tehingu väiksemaga, siis jääb see, ma arvan, mul tegemata, sest konkurents on seal tihedam. Et kui sa lähed ülespoole, ütleme 500 miljonist kõrgemale kuni seal miljonini, on konkurents selles mõttes väiksem, aga piisab sulle 1-2 inimesest, et siis ikkagi seal ka on konkurents. Ütleme, et kui sa teed kuni seal 100 000 tehingut, siis on sul võib-olla 100 inimest, kellega sa konkureerid, aga võib-olla nii palju ei ole, aga võib-olla on ka. Aga mida kõrgemad tehingud, siis on vähem. Aga jah, ma ütlen, piisab ühestki juba, tal on parem rahastusskeem, odavam raha käes, siis sa juba jääd ilma. Kas sinu välja üritavate korterijuures on mingi eripära ka, et kas võib leida, et kui ma vaatan ühte sinu tehtud maja ja teist, et kas seal on mingi ühine joon, nagu ergo joon? Jah, seal on kõikides on hetkel ühesugune köögimööbel ja ühesugune seinavärv ja ühesugune põrand, parkett on. Et ma arvan, meil on umbes 50 korteris on siis üks sama parkett ja sama värv seinas. See tuleb mingist koostööpartneri nagu pakkumisest või eelistusest? No ütleme, et köögimööbli võtame kõik ühes kogu aeg, kes on üks partner. Ja parkett on lihtsalt odavam on ühega teha, et kui siis üle jääb, puudu jääb kuskil, siis on nagu saad kasutada sama asja ja värvidega sama. Et kui sa samamoodi edasi jooksed siin järgmised 15 aastat, siis võib olla nii, et kui ma käin ühel inimese külas, ütlen, et ka ergo tehtud, et võib-olla on tänagi keegi mul siin üürnik, et kuna ma ise üürilepinguid ei sõlminud, siis ma ei tea, aga ma ei ütle selle pärast seda, et see halvasti tehtud, ma arvan, et see on väga hästi, et see on nagu kõigil hästi tehtud. Ütleme, et kvaliteet on meil suhteliselt okei. Kui Annelinna üüri minna, siis saab odavamalt. Et minu üürikorterid on natukene kallimad kui siis võib-olla keskmine üür. Aga nad on keskendunud ikkagi noortele, kes on vanuses seal kuskil 25 aastat, kes ei ole 25-aastaselt nii edukas, et võiks elada siis oma majas või oma korteris. Kas sa välja üritada nad väikse nõuanded kaasa, et kuidas saada edukaks? Ei anna, kuna ma ise ei tee neid lepinguid täna. Aga õde tegeleb sellega täna. Kui me jõudsime tagasi nüüd sinna edukaks saamise juurde ja noorte inimeste juurde, äkki sa oskad anda mõned raamatutest rääkida, et mida sa oled lugenud ise, mis on sind kõige rohkem mõjutanud? Või mingid koolitused, mingid inimesed Eestis, kes kellega suhelda? Kuna ma ise olen ise õppijand ja siis ma koolitustel niimoodi ei ole otseselt käinud nii palju kui ainult ülikoolis sama eriala mingil määral ja siis kui ma üldatestaati tegin, siis oli spetsiifiline koolitus seal juures, aga muidu mind ennast on hästi palju mõjutanud Napoleon Hill, mõtlemist muutus rikkaks. Ja siis Kiyosaki ka kindlasti sellel ajal oli hästi oluline minu elus, sest ma tean, et mingit Kiyosaki raamatut ma rahavoogu kvadranti ma olen võib-olla 4-5 korda läbi lugenud.
et seal hästi mõnusalt seletas seda mingi veetoru ehitamist, et kui alguses inimesed tassisid seda ämbriga kuhugi vette, et siis keegi mõtles välja, et võiks toruga, et siis on nagu ehitad nagu endale võrku siis või, veevõrgustik, et siis ma ei tea, väga hästi nagu mulle hästi mõjus selle raamatu lugemine, siis ma aeg-ajalt, kui võib-olla motivatsiooni tahtsid juurde saada, siis ma lugesin seda raamatut jälle. Hästi lihtsalt kirjutatud. Mis on suurimad mõtted, mis sa võtsid välja sellest mõtlemist muutus rikkaks raamatust? No näiteks siis materiaalsete asjade loomine enda ellu, siis, et kuidas ma materialiseerid neid, et kui sa midagi tahad, et siis visualiseerid seal, kujutad ette, siis sul on need tunded seal taga, juba ja see usk sinna juurde, et ma teadki juba, et see asi ongi minu oma juba ja tunned neid tundeid seal juures ja et noh, see asi on sealt nagu hästi. Kas sellega võib nagu päris elus mingeid näiteid ka välja tuua, läheb kinnisvarasse päris hästi sisse? No lihtsalt tagantjärgi ma lihtsalt kui ma enda nende investeeringute peale mõtlen, et kui ma mingit asja olen käinud vaatamas, siis mul tekib mingi tohutu tunne juba seal taga, et kuidas ma seal juba toimetan, ehitan, kuidas seal on juba uued üürnikud sees. Tavaliselt mõned aastad tagasi, et siis ma ei saanud öösel võib-olla isegi mitu ööd ei saanud magada. Kõik see asi peas käis ja noh, see asi jõudis nagu alateadvusse, et see protsess nagu toimetas kuidagi niimoodi ennast ja siis läkski natuke aega mööda, see asi oligi mul käes ja nii ta enam läks ka, et no see ikka hästi lihtsalt need tööriistad, kuidas enda ellu materialiseerida asju, kinnisvara, võib-olla mõni tahab endale elukaaslast, autot või mis iganes. Et kaks sellist põhilist autorit, et võib-olla Napoleon Hill ja Kiyosaki alguses ja Napoleon Hill hiljem. Jah, umbes niimoodi. No neid raamatuid on palju, sest ma hästi palju lugesin edukatest inimestest. Et siis need olid huvitavad mulle. Ma enda arust olin ise ka juba edukas, aga et ma tahtsin teada, kuidas teistel edukatel ka, nagu, kuidas nad on kuidas nende protsess on olnud. Kui tähtsaks sa pead üldse juurde õppimist, nagu näiteks praegus olukorras, kui asjad juba nagu jooksevad, et kui tähtsaks sa pead juurde õppimist ja arenemist? No väga tähtsaks. Sest eks ma aeg-ajalt ikka tajud seda, kui elus ei ole mingit muutust, on see mugavustsoon, siis ma ei tunne ennast hästi seal. Et siis ma tahan ikkagi enda ellu mingit uut kogemust. No, sa saadki läbi siis õppimise, kas see on sellel samal erialal siis või mingeid muid huvitavaid asju, teemasid. Et hästi palju niisugusi hobisid on mul, mis nagu tasakaalustavad seda, teevad elu natukene põnevamaks, huvitavamaks. Et siis ma tegelen joogaga ja hästi süvitsi, siis näiteks lohesurfamisega ja viimasel ajal meeldib hästi palju nagu jooksmas käia, et see on ikka hästi ja ikka lõdvestav tegevus tegelikult, peaaegu nagu meditatsioon. Tahtsin küsida, et kui sa nagu nüüdseks oled siis paari kuu pärast 35 saamas, et see, mis sa kunagi välja hõikasid, see on nagu juba varem nagu hakkab täis saama, aga nüüd on see ajaline limiit ka täis nagu seal, Eks see natuke vasardas jah, peas, et mis siis, et kas siis nüüd, aga ei, ma sain sellest üle, et eks ma tegutsen edasi. Mis uusi eesmärke sa oled endale nagu ette pannud? Et kas on üldse oluline panna nagu mingeid eesmärke? Neid on oluline panna, sest mulle endale meeldib eesmärke seada, sest nende poole nagu liikuda.
ja siis ma ei saa teistele teistmoodi soovitada, et ärge pange endale eesmärke, et see on lihtsam lihtsam toimetada elus, et kui sul on mingi siht ees ja siis mugavustsoonist nagu ennast ikkagi välja tulla. Et ega ja see eneseareng nagu siis kas läbi selle töö või siis läbi mille iganes, et siis see on hästi oluline ja hästi oluline ka tervis selle juures, et me enda tervise eest hoolitseme. Et ainult tööga siis ära ei tapaks ennast, et peab alati ka leidma aega siis füüsiliseks liikumiseks ja toitumine ja mitte alkoholiga liialdada. Et ma olen küll katsetanud ka näiteks täiskarsklased elu mingi 1,5 aastat, aga ütleme, et ma ei leia, et peaks olema täiskarsklane ja ka taimetoitlase elu olen näiteks katsetanud mingi 3 aastat olin täis taimetoitlane, et ka see kasvad igast asjast nagu tegelikult välja, et sa saad aru, et aga mitte kinnisvarast? Kinnisvarast ei ole veel välja kasvanud. Et kui mäletagi 5 aastat tagasi, kui minu jaoks hakkas huvi pakkuma rohkem nähtamatu maailm, mis vaimne, spirituaalne, et siis korra tekkis niisugune konflikt, et kas ma siis nüüd peaksin materiaalse maailma täiesti nagu selle ära jätma, et ainult tegelema nüüd sellega, et siis päris kiiresti nagu tuli teadmine, et need on nagu, need on mõlemad hästi olulised meil. Et kui sa tahad kuskil, ma ei tea, soojal maal Indias olla, mingi koopas elamine, siis võib-olla küll, aga siin materiaalses maailmas olles, siis need mõlemad täiustavad üksteist ja tasakaalustavad need. Et ei saa ainult minna ühte süvitsi, no saab minna, aga ütleme, et need mõlemad nagu on olulised. Et väga jah, et kas siin oskaksid anda äkki kinnisvara koha pealt mõned soovitused kaasa, et mida nagu, et mingid soovitused kaasa inimestele, kes võib-olla on veel selle sammu, tahavad nagu kinnisvaraga tegeleda, kui te ei ole esimese samme teinud, et mis võiks olla siis üks mõte või 2 mõtet, mida kaasa anda neile? No ühe ma juba ütlesin ka, et mõttest on vaja jõuda teoni, et see ikkagi sellest hirmust üle saada ja no siis teine, et leida endale siis tutvusringkonnast või siis üles inimesed, kes on nagu kinnisvaraga nagu tegelevad. Et saada nagu innustust, jõudu ja toetust kuskil juurde. Et minul oli lihtsalt see, kõik kolleegid olid tegelikult mingil määral ju ikkagi siis innustuseks ja õpetajateks nagu kõrval, et ma ei olnud ju mees metsas tegelikult, et mul olid sõbrad kõrval, kes tegelikult ju toetasid seda, et siis ma ka soovitan teile, et kui kinnisvaraga tegeleda, siis võiks enda tutvusringkonnas või enda ümber võiks olla siis ka selle ala inimesed. Et ma nüüd ei soovita, et hakata mulle kohe helistama, et mulle võib ka muidugi helistada, aga ütleme, et mida ma ei tee, on see, et kui paljud on üritanud, päris paljud, aga mõni on üritanud teha, et on leidnud mingi kinnisvaraobjekti ja helistanud, kuule, mis sa arvad, tasub seda osta või ei tasu? Et siis sellise kõnega ei ole mõtet, et helistada. Et selle sa pead ikka ise välja mõtlema või analüüsima seda, et kas see asi on sulle tasub või ei ole. Sest minu kasumi ootused, oma kapitali tootluse ootused on oluliselt teistsugused, mis on sinu omad, et siis võib-olla sul jääbki tehing tegemata, kui hakata minu kriteeriumite järgi tegema tehingud, et äge kuulda kõigist sellest teekonnast, et äkki on tekkinud inimestel siin mingeid küsimusi. Ja. Selle kohta, et sul
sul on hästi palju kortereid, paljud on sundüürnikud korterid ja kas see on probleem ka puudüürnikud? Kuidas see lahendus? Martin, sa mulle sundüürnike selline nagu selline üürnik kadus juba tegelikult turult juba aastaid tagasi ära. Okei, aga kui tulevad uued üürilised, et kui palju... Puuküürnikke mul ei ole olnud, aga on olnud halbasid üürnikke küll, kes on ähvardanud sind maha lüüa ja mis iganes ja siis kes on kuhugi mõni on võlgu jäänud ja siis on ära kadunud ja mõni on võib-olla kinni pandud ja aga sellist, kes otseselt nagu välja ei taha minna, ütleme, selle aja jooksul võib-olla üks üürnik on olnud, kes on kohtutäituri kaudu välja tõstetud kohtuotsusega, aga see otsus oli juba ennem õnneks olemas, kui ma asja ostsin. Et niimoodi nullist niimoodi seda protsessi läbi teinud ma ei ole. Üks case siin küll oli hiljuti, kus lehest käis ka mitu korda läbi see, aga et sõbra kinnisvara ei olnud seal kuidagi halva valgusse pandud, vaid oli linn nagu see süüdlane. Aga lõpuks see inimene, ta oli suhteliselt vana inimene, 85, et siis ta lõpuks pandi vanadekodusse, ta kohtus kõik kaotas juba. Et see ebamugav on sellises situatsioonis nagu vana inimesega nagu kohtus käia, aga ta alguses andis ise kohtusse, ta kaotas. Siis lõpuks pidime meie andma kohtusse, kuna ta ei maksnud võlga ära ja ei läinud ka välja, et siis lõpuks vanadus ikkagi jõudis nii kaugele, et suhteliselt seniilne ja pandi vanadekodusse. Saime pinna kätte ja siis lapsed maksid enamuse võla ära näiteks. Aga suur risk on muidugi siis, kui sul on ainult üks korter ja sul satub selline üürnik. Siis on päris jama, jah. Aga ma arvan, selliste mõtetega ei ole üldse mõtet sellele turule selle kalaga alale siis üldse siseneda. Et ikka positiivne pead olema. Et kui isegi veel. Kuidas sa suhtud apartamendi äisse päevaks välja? Ma suhtun sellesse niimoodi, et ma alles katsetan seda äri. Et enda isikliku korteriga üritan seda teha praegu, kuna see on nii suur korter, 4 tuba, 80 ruutu ja 40 ruutu katus ja trass välja, et siis sinna saab põhimõtteliselt 6 inimest majutada, aga see eeldab seda, et sul on 6 magamiskohta, mitte 6 lina ei pea sul isegi olema, sul peab olema 3 komplekti neid kõiki. Ja neid on kogu aeg vaja vahetada ja siis juba pärast teist korda ma pidin juba 2 patja viima hooldusesse, et esimene mulje on see, et ma väga ei taha sellega tegeleda. Sest kuna ma proovin, et muidu mul tegeleb õde asjadega, aga ma proovisin siin alguses nagu ise teha, et käisin, ostsin need padjad ja linad ja tekid ja asjad ära ja padjapöörid. Ja siis panid kõik need asjad paika seal ja siis pärast, kui need klient tuli, siis andsid ise võtme üle ja kui ta ära läks selles, võtsid ise võtme vastu põhimõtteliselt ja siis koristasid ise tolmumega korteri ära. Ja kui ma hakkasin arvutama, et palju see kulu on seal, siis see kulu on päris suur nagu tegelikult. Et siis ma väga hea meelega seda ei taha teha, aga ma proovin mõne väiksema korteriga ka, et eks on näha. Kas ta oli nii suured padja seda? Kuidas? Nii suured padja seda oli? Ei, sinna padja peal oli, ma arvan, mingi trummikokteili valatud. Mis oli... Keegi läks magama rummikokteiliga. Võimalik, jah. Padja seda ei olnud. Hotellijäri jätaks neinarile nagu pigem ta? Hotellijäri kindlasti, aga... Läheb sinna valdkonda natukene, kuidas see sai. Jah. Ütleme, et seal on rohkem nagu personali vaja, kes sellega tegeleks. Et ma saan küll õele jälle ühe kohustuse juurde panna, aga kui see nagu käima läheb, siis kindlasti oleks vaja üks inimene juurde palgata, kui mitte 2. Sa
et ma saan seda rääkida aasta pärast, et sa siis näed seal mingit potentsiaali? ma näen seal potentsiaali, aga kui ma ei ole nagu seda ära proovinud, siis ma ei saa nagu edukat tehingut, ma ei saa praegu veel nagu rääkida, et see käib booking'u kaudu ja booking võtab juba päris suure protsendi sealt ära. Noh, pluss kulud ka veel sinna otsa, siis täituvus on booking'u kaudu sulle? väike. Juunikuuks on ainult mingi 3 ööd praegu broneeritud. Mul on 150 € on üks öö, et siis kui ma muidu selle korteri välja üüriksin kuskil 800-ga, siis millel läheks juurde kommunaalid. Praegu on siis nagu 450 € on nagu lukus, aga võtta kulud maha, siis see on 50 € on umbes iga päevas kulu ka. Noh, siis see summa on praegu olematu. Kuigi hooaeg juba peaks hakkama nagu. Eestis nagu seda hooaega väga ei ole. Eestis ei ole, Pärnus on see hästi populaarne. Pärnus tasub see isegi ära. Aga Tartus pidi olema ka ikkagi, mingil määral pidi see toimima. Mul ei ole ühtegi kontakti ka, kes on seda nagu teinud ja ma ei ole viitsinud nagu ausutades otsida ka. Ma lihtsalt mõtlesin, ma proovin mõne korteriga ja siis on näha. Mis Labakoni peal praegu toimub, kas nad annavad praegu päevakaupa või neil on ikkagi pikemad perioodid? Mul info puudub. Et see on nagu esimene niuke objekt, mis on terve maja niimoodi tehtud. Et võiks siis ennast uurida, aga Oober vist tegeleb selle? Oober on see. Mis peab uurima. Arko. Veel Arko. Meeme teisel ja on Arko, jah. Arko on. Kas kellegi veel mingid spetsiifilisemad küsimusi? Ma küsin, et mis sa arvad eramaja välja üritus tubade kaupa, kas see liiga üritus muuta? Kuidagi näiteks tahab mingi... Võid proovida. Et ma tean, et kui ma kunagi maaklerina veel töötasin, siis me Tamme linnas ühes majas ühte tuba sai mõned korrad nagu ise klient sinna leitud. Et aga ma ütlen, selles vallas mul hetkel kogemus puudub, aga seda võib proovida. Ma tean, et Annelinnas on ka näiteks 3-toalist korterist on üks tuba välja üritud. Kus omanik... Ma mõtlen just laiemalt, kui on näiteks ostetudki konkreetselt nagu eramaja mingi 8 toaga ja siis kõik need 8 tuba nagu olid erinevad teinud. Ma arvan, et see võib täitsa tulus olla. Võib proovida. Sa pead lihtsalt mõtlema läbi, kuidas need pesemise võimalused seal on 8 tuba, siis on hommikul kõik nad on tudengid veel, et siis kõik lähevad üheaegselt nagu kooli või et siis, kui on ainult üks WC või duširuum, siis on, ma arvan, et väga kaua nad vastu ei pea seal. See on, ma arvan, et kahe toa peale peaks vähemalt üks mingi pesemisruum olema, üks vets. Mul üks küsimus veel, kuidas müüa sellist korteri, mis ei ole müüda? Ta on nagu ostsin, tundus kunagi mõned aastad taga, päris hea korter. Aga nüüd ta ei ole potentsiaali. Tal ei ole isegi... Sa ise ei näe seal seda potentsiaali? Mina ei näe. Ei ole mitte müüdavat asja, on vale. Ergo ostab ära kohe peale, teeb pakkumise kindlasti, ma arvan sulle. Kas sa nõustud on teine? Kas sa hinnaga oled nõus? Kuidas? Et kas sa hinnaga oled nõus? Aga teeme kiirelt läbi, et on sul pildid? Väga hea korter. Mitte reklaamid ka. Sealt inimesed vaadasid. Et ma ei tea, mis me teeme neid. Ruumidest potentsiaalselt asjad ei olegi. Tundus selline korter on maja, millel ei ole elamusluba sees, aga kõik korterid on välja üritud. Siis elab inimesed sees. Aga kasutusluba ei ole? Kasutusluba ei ole, ta on tööstuspiirkonnas. Seal ei ole elamusluba, midagi ei tea. See ei ole Tartus, jah? Ei ole. See on Tallinna lähedal. Ja ongi esimese korrusel korter. Seal ei ole sees keskkütt, ei ole sees ainult elektrikütte. Mul on väike küsimus, et kuna see sulle hea tehing tundus nagu? Minule tundub hea, aga iseenesest kui seal saadi väga hea hinnaga.
täna nagu sama hinnaga tagasi anda, et tahaksid midagi teenida. Nüüd on küsimus, et kuidas seda maha müüa nii, et ikkagi... No sa pead leidma selle kliendi, kes siis on tal sama eesmärk nagu sul oli üürimise jaoks. Arvatavasti keegi endale sinna koduks ei osta seda, vaid investeerimise plaanis nagu samamoodi üürida. Minu teda see, mis kinnisvarafirma seal Tallinnas teeb, see Stroomi residentsid tegi. Võib-olla see sama ettevõtte, kes ostsid selle. Et seal oli ka, kõik on ärimaja oli ja maja müüdi tubade kaupa lihtsalt välja ka väikestele investoritele. Mida see Jaak Roosaare ostis küll sinna oma partneriga 10 korterit. Et neid ongi väga raske, sellistel korteritel ongi väga raske nagu hiljem ostjat leida. Sa saadki leida ainult võib-olla sellisest kohast, kes on nõus väiksema siis nagu tootlusega siis kui 12% sellise korteri peal aastas. No ma arvan, et see on päris hea tootlus väikse investori jaoks. Et üldjuhul eluruumide nende tootlused kipuvad alla 10 jääma kuskil seal 5-6 juures veel väiksem. 12 on, kui sa lähedki müüma nagu siis seda üüritootlust, kes tahab 12% garanteeritud üüritootlust ja käid Cashflow klubis, teed ühe presentatsiooni ja siin samamoodi, et 12% on täitsa okei. Sellest ma minu mõttes praegu 100 000, aga ma 50 nõus elanud või... Ainult täna, et saate ise kaasa veel. Aga siit üks küsimus sealt. Asub kogemus Ida-Virumaa piirkonnaga, kui atraktiivne üüri hindade... Minu kogemus piirdub ainult Tartu linnaga. Ja ma ei oska muid kogemusi, ma ei hakka niisama spekuleerima. Soovitan nagu kinnisvaraga tegeleda, alustada vähemalt sealt, kus kohas sa elad, kodulinnast. Siis sa ise, sa tajud, tunnetad paremini seda. Et jah, Ida-Virumaal olen vist kuulnud, et 1 euroga kunagi sai mingid asju. Et siis 1 euroga ostad koha ja siis üürid välja sellise 20 sendiga, siis on tootlus 20%. 1 eurost 2 on teha oluliselt lihtsam kui 100 000 200 000. Jah, kasv on nagu 100%, aga väiksemad summad. Veel küsimusi tagant eest? Küsiks, ma ei tea, kas seda avalikustada, aga paljud korteri ruutmeetritel on? Enne siia olekut ma vaatasin üle. Ligikaudu, et... Valmistusid selleks küsimuseks? Jah, peaaegu. Et... see oli kuskil... ma vaatasin seda numbrit seal ja... Et see... mul oli üks tabel tehtud, kus on ka need... Seal sees on siis, mida me haldame veel, mida ma olen ära müünud, aga et me oleme haldama jäänud, siis ma kiirelt lahutasin sealt maha midagi, et siis ma arvan, et see on hetkel kuskil 5-6 tuhande ruutmeetri juures. Ja ma loodan, et järgmiseks reedeks on siis 8000. Oleme jõudnud eksponentsiaalse kurvi peale sinna. Ruutmeetrite mõttes. Aga küsimus siit samast edasi minnes, et kuidas sa arvutad, nagu, kas sa jälgid pidevalt on portfelli seisu, kas sa arvutad selle tootlust? Kui sa teed seda, siis kuidas? Mida ma jälgin oma raha tootlust nõus. Et võimalikult vähe oma raha objektis sees oleks. Et see siis tootlus oleks lõputu. Ja kui ma hakkan jälgima seda turuväärtuse suhet üürihinna suhtesse, siis tahaks nagu kõik kohe maha müüa. Et siis see tundub hästi väike. Aga kui ma teistpidi vaatan, et mul oma raha seal sees ei ole, et see töötab nagu iseenesest see ratas, et siis niipidi võttes nagu ei peaks kiirustama. Milliseid töövahendeid sa kasutad selleks, et... Exceli tabel on see. Oled endale koostanud läbi aja sellise... Ei, see on ju tavaline
lihtne tehing, et selleks ei pea midagi seal väga midagi koostama, et ka mingi pangale mingi projekti esitlemine on see tavaline Excel tabeli võtad, lükkad hinnad sisse ruutmeetrisse ja see võtab mingi pool tundi ja on asi korras, ei pea mingit rasket programmi olema, millest on midagi aru ei saa. Mul on küsimus, et kui suur sulle üleüldine praegu portfell on ja kui palju sulle tootlust aastas keskelt? Mida sa selle, mis? Sul, ma tean, mitmeks miljonitesse. Sa mõtled selle portfelli kogu väärtus, no? Ma arvan, et on kuskil seal 6,5 miljoni euro vahel ja ma ei ole niimoodi arvutanudki palju. Viimased 3 aastat on aasta kasum seal, selle sees on võib-olla see kinnisvarahindade kasv on ka arvutatud, on kuskil 500,000 euro juures on kuskil kasum. Aga see ei ole reaalne nagu raha. Et kui turg peaks 20% aastas kukkuma, siis võid 6 miljoni pealt arvutada, palju on 20%, et palju siis aastas kahjumit on. Aga et oluline on, mida ma vaatan, on cash flow, et see oleks positiivne. Ja hetkel on kuskil see niimoodi, et üüritulu on seal, ma arvan, kuuliselt on seal 30 000 euro tuuris vast. 35, haldus läheb ka sinna juurde veel, et umbes mingi 35 sinna kanti. Kas on veel küsimusi kellelgi? Käega märku. Tundub, et praegu on küsimused korras. Aeg on otsa. Et siis võib-olla pärast pausi ajal saavad mõned inimesed tulla veel paar küsimust küsida, aga kokkuvõttes ma tahaksin ise ka siit kokku võtta, et mis mina siit sain, on see, et tuleb lihtsalt tegutsema hakata. Kui vähe huvi kinnisvara vastu on, siis proovida leida esimene objekt, rahastus sellele ja seda ära teha. Teine mõte, mis sai, et esimene laen, et mitte siis endale kodu võib-olla osta, vaid elada ikkagi natuke alla oma võimete veel üürikorteris. Ja see esimene siis laen kasutada võib-olla võimenduseks või osta endale esimene üürikorter ja sealt läheb asi juba edasi. Jah. See on, mulle ka meeldiks nii mõelda. Meile meeldib niimoodi, et loodame teile meeldib ka, aga aitäh sulle, Ergo! Aitäh sulle! Et meil on sulle natuke midagi üle anda ka. Võidu väike infos, et käisime siin raamatupoes ja leidsime sellise teekond rikkuseni raamatu. Et vaatasime, et siin on 15 edukamat ettevõtjat Eestist ja siin räägitakse nende teekonnast ja me väga loodame, et kui tuleb järgmine väljaanne, et siis on sinu nimi siin esimeste seas, et saaksime lugeda, et kuidas sinu see teekond rikkus. Aitäh! Ja üks pisikene asi veel, nagu ikka on meil kombeks, et aukülalised, kes meil tulevad, saavad siis ka investeerimisklubi auliikmeteks, et meil on siis hea meel sulle siis üle anda auliikme staatus. Okei, aitäh! Aga teeme siit kuskil 10-15 minutit pausi, joome kohvi ja siis pärast Tõnis läheb edasi, teeb selle, et kuna me loeme siin kõik koos ühte raamatut, mille nimi on Intelligent Investor, siis Tõnis võtab selle kokku ja annab paar esimest mõtet edasi, mis see raamatus oli. Kellele Ergo jutt oli juba külluslik ja nad tahavad juba KV-sse ja City24 minna, siis võivad seda teha, aga me väga ootame, et te jääte siia, arutame natuke raamatut ja räägime veel. Et teeme 10-15 minutit pausi.